Katse 12, 13, 14. Kuna keegi meid podcasti ei kutsunud, tegime Markusega ise. No nii, esimene läks aia taha. Teeme katse 15 vist juba. Oleme AI Eesti esimeses podcastis. Teeme intro episoodi. Impro ka. Ja improt teeme siin kindlasti. Räägime, mis meil siin saama hakkab, Markus, AI Eesti podcast. Jaa, tere, mina olen Markus, ka siis üks AI Eesti asutajatest. Ralf. Ja väga hea küsimus, Ralf. Peamiselt, miks me selle podcasti lõime, oligi sellepärast, et kuna me oleme ise nii tihti ja iga päev oleme sees siis selles tehisintellekti maailmas, me näeme, kui palju erinevaid karaktereid meil juba siin Eestis jagub, et meie soov oligi siis need kulisside tagant siis vestlused, mis meil on olnud nende inimestega seni, tuua siis päevavalgele, ehk siis tuua teie kaadrit ette ja näidata, et milliseid huvitavaid inimesi meil siin Eestis juba olemas on, eks. Et alustades siis inimestest, kes on rohkem siis tekid, ehk siis tehnoloogiasektoris, inimesed, kes oskavad võib-olla teistes valdkondades töötada, ütleme näiteks, kui me võtame tehnoloogiasektori kõrvale, võtame näiteks finantssektori, kuidas finantssektoris näiteks juba tehisintellekti kasutatakse, on ju. Et ka meil ühed ju Eesti suurim kommertspank isegi ju kasutab hetkel juba tehisintellekti, et neid vestlusi me loodamegi siin siis kuvada, tuua väga erineva taustaga inimesi siis podcasti, nendega juttu ajada väga mõnusas vabas vormis, rääkida, mis on nende edulood. Kindlasti räägime ka nendest ämbritest, kuhu ja peamine on ikkagi tuua päevavalgele see teema, sest meie näeme, et selles on väga suur potentsiaal. Nõus. AI Eestis toome kõik helged pead teie ette, ilusad inimesed. Saame kokku, räägime vabas vormis ja proovime igas episoodi natukene siis tehisintellekti teemasid ka tuua. Ja kindlasti üritame hoida selle võimalikult meelelahutusliku. Puudutame natukene tehnoloogiat, aga see on mõeldud kõikidele. Oleme lihtsad, oleme arusaadavad ja vaatame, mis siin järgnevad episoodid ees ootavad. Aga Ralf, ma küsiks siis kohe, et mida me siis AI Eestis teeme? Päris hea küsimusega, ma ise ka päris täpselt aru ei saa veel, aga meil on palju ideid, palju erinevaid projekte. Täna on AI Eesti selline organisatsioon, mis on mõeldud kõikidele Eesti inimestele, kes iga päev AId kasutavad. Me toome iga päev neile uudised mugavalt kätte. Me töötame koos ettevõtete, avaliku sektoriga, me aitame neid koolitada AI teemadel, aitame nõustada ja toome selle uue tehnoloogia kõikidele lähemale. Jah, oleme siis pigem praeguses sellises olukorras, kus me näeme, et meie ümber on väga palju koolitajaid tekkinud, oleme võtnud ka ise selle suuna, et ma arvan, et me oleme teinud super tööd seni, et meil on iga päeva on ka tublid olnud. Ja selles ma tegelikult tahtsingi rääkida, et mul on ülihea meel, et meil on tekkinud juurde neid koolitajaid, kes reaalselt tulevad, õpetavad, näitavad, tutvustavad, et kõik algabki sellest, et inimesed õpivad algul ja siis vaikselt juba hakatakse siis kasutusse võtma. Et seda me teeme ja seda me tahame ise ka saavutada, et ikkagi Eesti väikse riigina hoiaks mingisugust siis ikkagi liidri rolli teiste riikide eest, nagu me oleme seda tehnoloogiasektoris mitmekümneid aastaid siis juba teinud. Nii on. Aga lisaks sellele, et me oleme mõlemad siis AI Eesti kaasasutajad, võib-olla räägiks sellest, et
kes me oleme, kuidas me üldse Markusega tuttavaks saime. Et tegelikult see oli ju 5 aastat tagasi, kus me hakkasime äri-IT-d koos õppima. Oi jumal. Ja päris pikk aeg tagasi. Ja juba esimesel päeval me natukene Markusega üksteist teadsime. Meil olid sarnased huvid, mõlemad spordipoisid, eks ju. Oleme teinud täitsa enam-vähem tasemel. Ja ma arvan, et mis meid ühendas, oli see võib-olla mindset või see mõtlemine, et kui on vaja suuri asju teha ja neid varem ei ole tehtud, siis ainult me ise teeme ise ära. Just täpselt, et peame ise need asjad ära tegema. Nii, aga AI. Ülikoolis me õppisime äri-infotehnoloogiat, sina progesid rohkem, ma olin rohkem äriinimene. Minu jaoks oli see teekond vaevaline, aga räägime sellest, kuidas me AI-ni jõudsime. Minul oli 3. aasta ülikoolis. Sattusin Portugali. Mõtlesin, et no nii, et 3. aasta välismaal, Erasmus, peod, särgid, värgid, et läheb lihtsalt. Ja reaalsus oli selline, et küberturve, mis iganes ained seal veel olid, IT-tudengitega, kõik häkkerid koos, kapuutsid üle pea, läksin sinna klassi sisse ja sain aru, et okei, nüüd on pahandus, Ralf, nüüd on reaalselt progema vaja hakata. Et see, mis me Eestis olime teinud, see oli veel selline soft, aga seal läks asi nagu tõsiseks. Ja kui kontrolltööd olid, siis oli nagu väga keeruline. Õnneks just sellel ajal tuli ChatGPT välja ja ma arvan, et ta päästis mul selle Portugali õppimise. Et mul olid seal algoritmained, mingid teised tarkvaraprojektid ja väga edukalt proge ülesannetes juba see 3-5 GPT aitas probleemidest üle saada ja kuna ma lihtsalt iga õhtu, iga päev seal mingitel perioodidel mängisin ringi sellega, ma lihtsalt nägin seda potentsiaali, ma sain aru, et okei, Ralf, see on see, kus on vaja toimetada. Ja siis üks hetk see idee jõudis sinuni, võib-olla räägi sellest ja enda kogemusest. Jaa, kuna mina valisin ikkagi selle tee, et ma jään Eestisse TalTechi ja algoritmil mulle nii palju peavalu ei valmistanud nagu Ralfile, siis mina GPT-d kohe alguses kasutama ei hakanud. Aga sellegipoolest, nagu juba Ralf siin mainis meie mindseti, siis hakkasin ka kooli kõrvalt tegema ühte toba tuttavatega, ma nimetaks seda siiski startupiks. Ta toimis täitsa mitu aastat. Üks hetk meil oligi selline olukord, et me nägime, et meil läheb väga raskeks selles valdkonnas. Ja me pidime otsuseid langetama. Ütleme viimane 6 aega, enne kui me selle startupi siis kinni panime, oli meil juba mõtted tegelikult mujal. Ja oli selline olukord, et Ralf otsustas mulle kirjutada, kuna ta vahetas elukohta. Ja elukoha vahetusel toimuvad kõiksugu olulised muudatused elus, näiteks ruuteri vahetus, millega pooled eestlased hakkama ei saa ise. Isegi äri-infotehnoloogia lõpetanud tudengid. Aga see selleks. See oli vaja ikkagi spetsialisse soovitust, milline kõige kiirem on. Ja kuna ma tol ajal töötasin Telias ja ruuteritest teadsin nii mõndagi, ma otsustasin Ralfi aidata, valisin talle kõige parema ruuteri välja, mille ma ise lansseerisin. Siiamaani kasutan. Ja siis me jäime rääkima, me ei olnud enne seda rääkinud, ma arvan aasta aega, et siis me jäime rääkima, kuna ma teadsin, et Ralf on selline rahutu hing, siis ma otsustasin küsida, et Ralf, et millega siis praegu tegeled? Ja ma tean, et sa tegeled millegagi, sest ma saan isegi juba Messengeri kaudu aru, et Ralfil käed sügelevad ja see ei üllatanud mind üldse, aga selle küsimuse peale ma sain lihtsalt 4 A4
Ralfi äriplaanist. Ja nüüd me oleme siin, teeme podcasti 7 kuud hiljem siis pärast seda, kui me alustasime AI Eestiga. Ruuter on meid päris kaugele viinud. Aga jaa, AI Eesti sündis päris huvitavalt. Meie leht läks esimest korda laivi jõulude paiku detsembris. Täna meil on seal üle 100 postituse. Meil on iga päev AI uudiste selline kokkuvõtlik blogi, uudis, kus me toome kokku just sellel päeval toimunud kõige tähtsamad sündmused. Me korraldame üritusi. Me kirjutame artikleid, arvamuslugusid, teeme inimestega intervjuusid. Nüüd tulevad ka podcastid, eks ju. Ma loodan, neid tuleb palju. Ja me teeme tihedalt koostööd ülikoolidega. Meil on juba praegu tiim on kasvanud. Lisaks meile on meil selja taga hulk ägedaid ja nutikaid inimesi, keda me lähiajal saame tutvustada. Aga TalTechiga teeme kõige rohkem koostööd. Meil on siin paar teadustööd ka tulemas. Loodame, et suvel näeme neid. Markus praegu juhendab IT noori superstaare ja varsti saame näha, mis sealt tuleb. Kas jätsin midagi mainimata? Kas sa sooviksid rääkida äkki meie teisest justkui kehast, Vertamost? Jaa, et kuna me oleme mõnda aega siin AI-ga juba kokku puutunud, mina puutusin juba 3 aastat tagasi AI-ga kokku, siis me oleme ärilisi suundasid ka päris palju juba avastanud. Oleme puutunud automatiseerimisega kokku ja tegelikult ju kõige suurem potentsiaal on olnud müügis, meie jaoks vähemalt. Ja Vertamo keskendub müügiprotsessidele, aitame seal ettevõtetel automatiseerida müük ära sisuliselt, teha seda kiiremini, kvaliteetsemalt ja lihtsamalt. No meil on siin, minul vähemalt vasakut kätt on visionäär, kes neid ideid genereerib, aga jah, kui rääkida natukene täpsemalt siis millega me tegeleme või mis on ees ootamas, siis ma arvan, et järgmised projektid lähevad väga hästi kokku just meie eesmärkidega, et kuna me ei soovi ainult keskenduda ettevõtetele, me soovime eestlasi harida, mis iganes valdkonnas, kas neil läheb siis isiklikus elus vaja tehisintellekti kasutada, kas neil on vaja tööl meilidele vastata automaatselt, mis iganes see põhjus on. Neid use case on võimalik siin lõpmatuseni välja mõelda. Kui me räägiks nendest kõikidest, ma arvan, me teeksime õhtuni seda podcasti siin. Et siis ma arvan, kõige suurem projekt, mille me lansseerime juba suve jooksul, on õppeprogrammid, mille me loome siis ise ülesse, kus siis saavadki täiesti tavalised inimesed, kes on siis kas vähe kokku puutunud GPT-ga või ei ole üldse, ei pea üldse ainult jääma chat GPT-sse kinni, lihtsalt tehisintellekti üldiselt, eks. Et ma arvan, et inimesed on enamasti ikkagi kokku puutunud just LLM-idega, ehk siis LLM-id, ehk siis large language modelid, ehk siis chat GPT, ütleme Anthropic ja Claude, on ja. Et jah, ma arvan, et seal on väga suur potentsiaal just, et jälle tekitada see mingisugune liidri koht, eks. Et kui me tahame olla see panna võrdusmärgi just kui Eesti ja teki vahele, siis me peame oma inimesi harima. Ja siin me olemegi, et seda teha. Ehk siis suvel, hoidke silm peal, meil vaikselt programm ja koolitused need ei ole, aga õppeprogramm siis küpseb. Et ma olen nõus suvel, kui kõik läheb plaanide järgi, siis avame esimese sellise registreerimise ja saab näha olema, et seal on mõtteid ja mooduleid palju.
ja kindlasti neid sektoreid hakkab sinna juurde tulema. Aga enne, kui me lähme veel teiste teemade juurde, siis seoses selle projektiga me otsime ühte ägedat inimest ka. Nii et kui keegi tunneb, et tahaks AI Eestiga liituda, siis praegu on kõige õigem aeg. Otsime sotsiaalmeedia loovjuhti, ehk siis inimest, kes aitaks meil selle õppeprogrammi inimesteni viia ja kes aitaks siis tehisintellekti eestlasteni nagu lähemale tuua. Jah, et mis asi on AI, eks? Ja kuidas seda siis inimesele lihtsas keeles seletada? Ma arvan, see on peamine raskus, et inimesi sinna onboardida, eks? Aga seda tulebki, ma arvan, väga osavalt teha ja me saame sellega hakkama. Kui te meie kodulehte vaatate, siis arvatavasti saate aru, et me pole klassikalist teed läinud, et me ideedega julgeme eksperimenteerida, julgeme teha kastist väljas neid otsuseid, et meil on omad lähenemised, võib-olla kasutame Z-generatsiooni channeleid, et inimesteni jõuda, nii et sellist noort, heade ja lennukate ideedega inimest me otsime, nii et DM-i ja vaatame. Aga võtame järgmiseks näiteks olukorra Eestis, et me oleme siin endast rääkinud küll, enda plaanidest, millega me tegeleme, kes me oleme, et Ralf, kuidas sina hindaksid, mis praegult olukord Eestis on tehisintellektiga seoses, kuhu me liigume, võib-olla sina kui visionäärina oskad ka tuua meile visiooni, et kuidas Eesti hakkab 5 aasta pärast AI-d kasutama? Väga suur ja lai teema. Ma alustaks võib-olla sealt, et täna ma tunnen, et kõik kasutavad vähemalt siis ChatGPT-d. Meil oli paar nädalat tagasi uuendus, kus meil tuli suurepärane piltide genereerimise võimalus. Kõik hakkasid seal erinevaid pilte genereerima niimoodi, et OpenAI serverid jooksid maha, pandi piirangud peale ja seal ühe päevaga äkki liitus 60 miljonit inimest, midagi sellist, kolossaalsed numbrid jälle. Aga jaa, olen näinud, et minu pereliikmed kodus kasutavad toiduretseptide jaoks, näitasin neile, kuidas ChatGPT aitab koduremondis kaasa, aitab soovitada, kuidas on võimalik siis seda ChatGPT-d läbi hääle kasutada, ehk siis justkui nagu hääleassistent. Eesti keeles saab suhelda, küsida küsimusi. Nagu ma küsiks konsultandi käest, helistan kuskile ehituspoodi, küsin, kuule, mis ust või akent sa soovitad, siis sama asja saab küsida ChatGPT käest. Ehk siis jaa, kasutust olen väga palju näinud ja ei saa ise öelda, et ma ei tulnud siia podcasti tegema ja ei rääkinud ChatGPT-ga kogu selle aja, kui ma kõndisin siia asukohta. Ma sellist preppi ei ole teinud, nii et improviseerin praegu. Aga kus me oleme veel ju näinud ägedaid uudiseid on hariduse valdkond. Et äkki sa tahad sellest tiihüppest, mitte tiigrihüpe, vaid tehisintellekti-hüpe. Tehisintellekti-hüpe. Jaa, hea meelega räägiks sellest. Mul on väga hea meel, et meil on järjekordne president, kes usub sellesse tehnoloogia siis valdkonda üldiselt, et ma ei jätaks AI-d selles mõttes kuidagi kõrvale tehnoloogiast, ta käib ikkagi väga käsikäes ja mul on tõsiselt hea meel, et me selle liigutuse siis tegime selles suunas. Me oleme siis ametlikult esimene riik maailmas, kes ChatGPT-ga tegi kokkuleppe, et kõik Eesti gümnasistid, lisaks ka õpetajad, saavad tasuta kasutada siis ChatGPT Pro versiooni.
korralik pommuudis 24. veebruaril, Eesti Vabariigi sünnipäeval. Ilus. Et sügisel siis see projekt peaks alguse saame näha. Kusjuures mul on siin huvitav personaalne lugu ka, et kui me hakkasime haridusest juba rääkima, et minu viimane aasta ma käisin vahetussemestritel, peale Portugali ma liikusin edasi Taani, kus ma õppisin ka tehisintellekti aineid. Ja kui täna on koolides AI suhteliselt normaalne, siis seal tekkis moment, et õpilased, kes olid seal konkreetses tehisintellekti aines, said meili sisuga, et kui te veel kasutate AI-d, siis teid visatakse koolist välja. Et päris huvitav. See oli muidugi nüüd 2-3 aastat tagasi ka, kus regulatsioone ja piiranguid ja võib-olla seda potentsiaali ei oldud veel nii hästi mõistetud, siis tõesti oli moment, kus isegi tehisintellekti aine keelas ära kasutamise. Me pidime suhteliselt igavat sellist tagasiside vormi täitma. Seal oli kindel tähemärkide see. Kuidas me kasutasime, oli see, et panime 2 lauset sisse, tee see pikemaks, et see oleks vähemalt, ma ei tea, 400 tähemärki. Ja õnneks koolist välja visatud, aga korraks oli pulss oli kõrgemal küll. Võt. Tallinnasse tagasi tulles siin oli perspektiiv oli teine, et öeldi, et AI on tööriist. Me kindlasti nagu toetame seda ja ma arvan, et vähemalt meie enda kool TalTech on päris häid samme teinud seal suunas, et see kasutusele võtta. No vähemalt on Ralfil nüüd ikkagi lõpudokument on käes, et on bakalaureuse lõpetanud. IT oleme mõlemad õpetanud. Nii et sellega läks hästi. Ja. Aga ma tooksin ja ma laiendaks seda mõtet just hariduses, et ma ise näen ka, et kui me mõtleme, mis protsesse on muudetud siis, ütleme 100 aasta jooksul, mul on raske leida valdkondi, kus need ei ole muutunud, välja arvatud haridus. Ehk siis, kui minu vanaema õppis omal ajal ülikoolis või koolis, vahet ei ole, siis ma ei ütleks, et minu ajal see kuidagi erines. See protsess, kuidas siis üldse koolis õpetatakse, eks. Ja see on minu jaoks kõige suurem probleem. Et kuidas siis lõpuks teha see kuidagi teistmoodi, et kõik õpilased ei õpiks lineaarselt ühe selle programmi järgi, sest ikkagi kõigil on erivajadused, kõigil on omad oskused, tugevused, nõrkused. Ütleme, Ralf on hea matemaatikas, mina mitte. Et kuidas me siis saame õppida täpselt samasuguse programmi järgi, eks. Et ma muidugi ütlen, et ma olen halb matemaatikas, mul on matemaatika, ma arvan, väga hea. aga sellegi poolest, et need on need asjad minu arvates, mida tegelikult tehisintellekt võib muuta. Las ma räägin sellest natuke lähemalt, et kui me mõtleme, et meil on klassis 30 inimest, näiteks minu klassis oli, ehk siis tegelikult õpetaja ei jõudnud kõikidega tegeleda. Ja kui ma mõtlen nüüd näiteks, mis uudiseid, mis pommuudiseid on Anthropic Claude näiteks kas või väljastanud on, et ta on reaalselt loonud Claude'i mudeleid, mis on seotud siis tihedalt õppimisega. Ehk siis reaalselt, mida õpilased saavad koolis võtta kasutusele, mis ta põhimõtteliselt vahe on siis selle tavalise, ütleme, LLM mudeliga, ütleme, kas on siis ChatGPT või Claude'i tavaline LLM mudel, ongi see, et ta on rohkem siis kujundatud õpilaste jaoks, ehk siis tema käest on raskem võib-olla lihtsalt vastuseid saada, vaid pigem ta suunab sind, et kuidas peaks mõtlema mingite küsimuste korral. Noh, ütleme kas või, et matemaatikas on sul antud siis oma õpetaja poolt ülesanne
et leia, mis on selle ruudu või mis iganes kujundi pindala, eks, siis sul on võimalik selle kaudu siis juhendamist saada. Mis see minu jaoks ütleb, on see, et kui klassis on 30 õpilast, kellel on erivajadused, siis see on üks viis, see tööriist, et kuidas põhimõtteliselt 30 õpilasel on 30 erinevat õpetajat ja kelle käest nad siis oma küsimusi saavad küsida, õppida omas vormis, oma kiirusega. Sest mul olid klassis ka geeniused, kes istusid esipingis, ütlesid juba 20 minuti peale, et neil on kõik tehtud ja andke neile lisaõpik, et nad teeksid midagi muud. Ja täpselt selliste inimeste jaoks ma näen, et meil muidu läheb ju lihtsalt ressurss läheb raisku, kui me nendest ei hooli. Et mina näen selles väga suurt potentsiaali, et ma ei tea, kas see on TI-hüpe, mis nüüd hakkab seda võimaldama, ma ei oska seda öelda, aga ma just näen seda, et isegi algklassides kui varasemalt kõikidel õpilastel olid ikkagi, ütleme, 5. klassi lõpetades olid 5. klassi teadmised. Nad olid umbes samal levelil, samal pulgal. Siis tänapäeval on see kõik muutunud, sest see info kättesaadavus on nii palju lihtsam. Ehk siis kui 5. klassis juba tegelikult võivad ju õpilased minna, ma ei tea, uurida tehisintellekti kohta, uurida ükskõik mille kohta. Markus, mul on nüüd kohe küsimus, et me vaatame praegu noori, kes koolides õpivad, siis ma tean väga palju seda, et paljud kontrolltööd, tunnikontrollid, tehakse telefonidega, eks siis pikerdatakse, räägitakse, et see uus põlvkond on laisk, neil on eksami tulemused on kehvemad, eks ju. Kui me vaatame eksami tulemusi, siis need on kõik kolinal alla läinud, vaadates statistikat. Kas tehisintellekt nüüd teeb seda olukorda paremaks või me lähme veel kord allapoole, et tehisintellektiga tekib ju see, et inimesed teatud etapis ei mõtle üldse enda peaga, vaid panevad küsimuse sisse, et anna mulle vastus. Et mis su perspektiiv on? Kas see siis on hea? Kas see on halb? Et mis meil hariduses juhtuma hakkab? Ja see on väga hea küsimus. Ma oleks ise ka tahtnud sellest rääkida, aga ma ütleks, et see on mõnes mõttes inimese psühholoogia, õpitud abitus, võib seda nimetada nii. Ehk siis kui inimesel on võimalik võtta see lihtne tee, siis ta selle võtab. Mõtleme nii, et kas sa praegu läheksid siit jala Tartusse või sa võtaksid bussi? Võtaksin bussi. Ja sellel on 2 poolt. Minu jaoks tehisintellekt on abikäsi. Ehk põhimõtteliselt on ikkagi alati nii, et kui ma seda kasutan, siis ta ei tee mulle kunagi lõpp-produkti valmis. Aga selle drafti või mingisugused mõtted, mida ta mulle annab, siis selle põhjal vähemalt ma saan oma otsuseid langetada. Ma arvan, et see esimene samm on päris oluline, et ma mäletan ise 10 tunnis, ma istusin, ma ei saanud kohe võrrandist aru, ma tõssin kätt, hoidsin seda minut aega üleval ja siis, kui õpetaja mulle tähelepanu ei andnud, siis ma andsin alla, lüksin vihiku kõrvale ja võtsin telefoni välja, et oli neid momente. Kui nüüd on tehisintellekt ja ta aitaks esimese sammu, mul tekib probleem, ma saan kohe küsida, ta hakkab mind nagu õpetama, siis seal esimeses faasis ta oleks justkui nagu aitaja. Jah, nõus. Ja nüüd on see teine punkt, millest ma tahtsin rääkida, ongi siis lähemalt seotud selle õpitud abitusega, ehk siis kui väiksed lapsed, ütleme, või kas siis juba koolis käijad põhikoolis, neil võibki jääda selline mulje, et ta teebki sinu jaoks tegelikult 100% ära, siis see on ohumärk. Ja mina olen seda enda jaoks nagu teadvustanud. Ma saan sellest aru, aga need eelkooli või põhikooli õpilased, nemad, ma ei ole nii kindel, kui hästi nad sellest aru saavad, et sellepärast ongi ülioluline juba, mina näen ka lapsevanematel, et kui nad kontrollivad, mida nende laps teeb, kuidas ta seda kasutab, et ta räägiks sellest.
et see ei saa olla sinu nagu pääseteeks, et ta ei lahenda kõiki su probleeme ära, aga ta aitab, eks. Et see on minu jaoks väga oluline ja see on tegelikult selle küsimuse üle ma olen tunde murdnud oma pead, et kuidas seda võiks lahendada. Et ma näen, et siin tuleb lihtsalt sihukest keskmist teadlikkust siis arendada inimestel, et nad oskaksid oma õpilasi juhendada, õpilased õpilasi, õpetajad tähendab õpilasi, sorry. Ma ei tea, lapsevanemad oma lapsi, juhid oma töötajaid, nõukogu oma üldse ettevõtet, et nii see asi käib. Ühesõnaga, täna me vastust ei tea. Ootame sügiseni ära, kui me hakkame katsetama seda koolides ja ootame huviga tulemusi. Aga järgmiseks, avalik sektor. Mis sa arvad, mis seal meil toimub, mis on hästi, mis on halvasti, mis sa juba täna näinud oled? Et ma ise tean, et meil on Statistikaamet, kes kasutab tehisintellekti täna, neil vist on äkki isegi bürokraat kasutusel, peaks olema Eesti Maksu- ja Tolliamet, kes kasutab tehisintellekti, et väga palju andmeid. Mis sa arvad, kuidas nad on hakkama saanud ja kuidas nad kasutavad AI-d? Ma ei ole ise nii palju avaliku sektoriga kokku puutunud, aga ma tean, et sa ise tegid oma lõputöö ju seoses avaliku sektoriga. Sellest sa võid ise hiljem rääkida. Mida mina näen on vähemalt see, et kujutame lihtsalt ette, ütleme, et see on hüpoteetiliselt kõik võimalik, mis ma usun, et paari aasta pärast on, sest hakkab juba sinna poole vaikselt minema. Ma arvan, et te olete kokku puutunud näiteks Wordi tootega, Exceliga, PowerPoint, ütleme kõikide nende Microsofti toodetega, eks. Ma arvan, et Excel on kontoritöötajatel on A ja O. koduloom, jah. Ehk siis kõik need Microsofti tooted, mis on enamus ettevõtetes olemas, kogu see info salvestatakse, isegi ju tänapäeval pärast koroona aega, kuidas me teeme miitinguid, miitingud on enamasti ikkagi transkribeeritud, nüüd on võimalik siis juba selle uue Copilotiga neid kõike transkribeerida automaatselt, ta paneb sulle action pointid paika, igatahes kogu see info. Ma igaks üks kommenteeriks siia juurde, et ma ei usu, et veel kõik seda kasutavad ja paljud on vist võib-olla ülepaisutatud öelda, aga need võimalused täna on jah olemas, et Teamsist me saame automaatselt memosid, aga paljude jaoks on see veel avastamata. Ja ütleme, et see on hüpoteetiliselt on võimalik ja kogu see info, mis sa sisestad, ütleme sinna siis Microsofti erinevatesse toodetesse, siis mina kui ärijuhina, ma ei näe, miks mina peaksin mingi hetk tegema paremaid otsuseid, kui teeb näiteks tehisintellekt, kellel on kõik need andmed, kellel on kogu koosolekute memod, action pointid, otsused, tulemused, kuidas mingid näiteks kas või kampaaniad on läinud, ajalugu, ehk siis kuidas mingid otsused on mõjutanud ettevõtte käekäiku, ehk kui kõik need asjad kokku panna, mõelda läbi, kuidas siis tehisintellekt saab siinkohal aidata, et neid äriotsuseid langetada, siis ma näen, et tegelikult... Siis me räägime andmepõhistest otsustamisest praegu. Siis ma näen, et tegelikult tehisintellekt suudab neid andmete mahte hallata, mida inimesena mina ei suudaks teha. Aga hea perspektiiv, selles mõttes siin on tõesti see, et kõige rohkem andmeid meil on ju avalikus sektoris, või vähemalt seal on väga, väga suured mahud. Kui me suudame seda targalt kasutusse võtta, AI teeb selle põhjal meile näiteks mingi ettevalmistatud sisendi ja inimene on seal viimases faasis, kes valideerib ja teeb nüüd selle nupuvajutuse, siis kvaliteet võiks tõesti paraneda. Et täna on ju väga palju aega kulub just sellele, et see analüüs ära teha. Me peame analüüsima, me peame lugema, me peame kokkuvõtteid tegema, kus tegelikult AI on parem. Siin ei ole midagi teha. Me ei ole arvutid, eks ju? Ei ole, veel. Kui just
Elon Musk ei tee oma no varsti tulevad AGI-d asjad. neurochipi valmis. Aga selleni läheb aega. Selleni läheb aega. Ja mis me oleme siis ettevõtetes näinud? Mis meil seal toimub? Kuidas olukord on? USAs möll käib, mis Eestis seis on? Kõik ootavad. Kõik on vaiksed ja paiksed. Aga ma ütleks, et ei, tegelikult olukord nii hull ei ole. Ma ikkagi ütleks, et me liigume sinna suunas. Ja me liigume sinna suunas, et lõpuks siis teadmatus muuta teadlikkuseks. Et ma arvan, et see on kõige olulisem. Tooksin numbri kohe sisse, et eelmise aasta lõpu statistika ütles, et 14% Eesti ettevõtetes kasutab AI-d. Peamised valdkonnad müük-turundus, admin-töö ja just 3 tükki. Müük, turundus ja administratiivne töö. Et seal oli kõige rohkem seda näha. Ja kui vaatame näiteks paar aastat tagasi, siis see protsent oli äkki 8%. Et justkui oleme vähemalt õiges suunas liikumas. Ja ma arvan, et me jõuame päris hüppeliselt suuremate numbriteni. Mulle väga meeldis üks Taavi Kotka postitus LinkedInis, mis ta tegi avaliku sektori kohta. Ma olen suur kõrv. Ta rääkis sellest, kuidas avalikus sektoris on probleem see, et inimestel ei ole hakkamist, initsiatiivi. Et see oli täpselt see teema, millest ta hakkas rääkima ja miks ta sellest rääkis, oli sellepärast, et ma arvan, et kõik on sellega kokku puutunud kuidagi. Avalik sektor on mõnes mõttes aeglasem kui mingid teised ettevõtted, eks. Ütleme, et teises küljest, kui me mõtleme, mida avaliku sektori inimesed, kes viivad mingeid megasuuri projekte läbi, siis tegelikult neid kuidagi ei premeerita selle eest. Ehk siis, kui Eesti riik suudaks valmis teha mingisuguse süsteemi, mingi boonussüsteemi, et kui projektijuhid, kes siis selle, ütleme, mingi tehnoloogia, uue revolutsioonilise idee viiksid ellu või mingi muu suure projekti, siis neid kuidagi premeeritaks ka selle eest. See on täiesti tavaline nagu ettevõtlus ikka ja muidu. Sa teed idee, viid läbi, kui see töötab, siis sa oled sõiduvees. Kui see ei tööta, siis sa ei saa mitte midagi sellest. Ja täpselt nii mina näen, et ma olen täiesti nõus Taavi Kotkaga. Kui me tahame ka avalikus sektoris neid asju hakata muutma, siis keegi peab neid tegema. Eks? Aga kui tegijaid ei tasustata selle eest, mis iganes moel, siis on raske nagu oma olemasolevast praegusest juba töös siis midagi veel siis rohkem käima lükata, aine. No see on siis see hetk, kus me peame AI-sse kirjutama, et kuidas see raha leida ja see tekitada. Toome raha nendeni ja siis hakkavad head asjad juhtuma. Aga tuleme tagasi ikkagi ettevõtete juurde. Et sa algus mainisid, et justkui me ootame, et mida me ootame või mis need probleemid siis täna ettevõtete jaoks on. Miks nad AI-d ei ole suutnud hästi kasutusele võtta? Ma arvan, et see võib olla põhjus selles, et ettevõtted esiteks ei näe, et konkurendid kasutavad, kui me räägime Eestist. Ehk neil ei ole seda kartust, et midagi võib minna pekki. Teine asi on see teadlikkus asi, mida ma olen siin juba mitu korda korrutanud. Kolmas asi on see, et ettevõtted ei tunne hirmu selle ees, et kui nad on 20 või 30 aastat teinud samamoodi asju, siis miks peaks nüüd midagi muutuma? Miks peaksid nüüd, ma ei tea, nende protsessid kardinaalselt muutuma, et võib-olla 50 töötaja asemel, miks nad nüüd peaksid hakkama saama 10-ga? Et kõik ju töötab, Ralf, me oleme sellest ju rääkinud, 50 aastat ma olen teeninud niimoodi raha, ma olen maksnud 50 aastat töötajatele palka ja miks ei peaks 50 aastat, järgmised 50 aastat niimoodi töötama? Ma arvastan selle peale öelda, et suurim risk vanaviisi jätkamine, nagu sa tead.
aga nii see on. Ma usun, et praegu me ei ole tundnud lihtsalt, et mida see kohal seismine, mis see risk see tegelikult on ja mis selle tagajärg on. Aga kui meil hakkavad nagu maailmas ja teistes riikides need muudatused nagu tulema, et siis me hakkame Eestis seda lihtsalt omal nahal tundma ja siis hakkavad inimesed muutuma. Ja teine asi on see, et see lihtsalt arengukiirus on olnud meeletu. Tehnoloogia, kõik need kiibid arenevad parapoolselt, eks ju, ainult ülesse iga päevaga. Eile kuulasin podcasti. Tehisintellekti investeeritakse iga päev miljard. Et kui me vaatame, mis numbrid Eestis on, siis ei ole isegi võrreldav. Me ei saa numbreid võrrelda. Aga point on ikkagi see, et tehnoloogia võib areneda, inimene on väga aeglane muutuma. Et see lihtsalt võtab aega. Me näeme, et tegelikult Eestis me ei ole liiga halvas kohas, et nüüd on see, et me ei saa kohal passida. Me peame hakkama aktiivselt neid järgmise samme tegema ja siis 5 aasta pärast me oleme heas kohas. Sest muidu me anname konkurentsi ära, me anname võib-olla äriliselt teistele mingi eelise siin. Et see on kindlasti see valdkond, kus palun. Mina selles mõttes ei muretse üldse, sest see on inimloomus, eks. Samamoodi, kui me vaatame praegu kaitsesektorit, kui palju see on viimase paari aasta jooksul arenenud, eriti siin Ida-Euroopa kandis, kui me siin mõne 1000 kilomeetri kaugusel käib aktiivselt sõda juba mitmendat aastat, eks. Et kui palju tegelikult on just kaitsesektoris, alustades nendest droonidest juba, et tegelikult ju, nagu me ise kuulsime, on ja droonide ju signaali kogu aeg häiritakse, ehk tegelikult mingitest kilomeetritest juba peab droon ise hakkama saama, mida drooni juhib, ongi tehisintellekt, eks. Võib-olla 5 aastat tagasi me oleks ainult unistanud sellest. Ehk tegelikult mina arvan, et kui mingi hetk hakkavad ettevõtteid juba seda rakendama, siis lähevad teised kohe järgi. Kas meil on mingid teemasid siia lõppu veel võtta? Või tõmbame tänasele intro episoodile joone alla? Ma arvan, me oleme rääkinud, mida me ootame sellest podcastist, keda me siia kutsume, kuidas see vorm hakkab välja nägema, rääkisime natuke AI Eestist, rääkisime meist, saite tutvuda meiega. Nii et paari nädala pärast järgmine episood, meil tuleb inimene otse Pariisist. Rohkem vihjeid võib-olla ei annaks, aga huvitav on see, et lokatsioon meil muutub, temperatuur läheb soojemaks, võib-olla situatsioon läheb märjemaks ja klassikalisest podcasti lokatsioonist me lähme nagu väga, väga äärmustesse. Nii et on mida oodata. Nagu ikka, AI Eesti mõtleb kastist välja. Nii on. Kuulge, aga siis on mõnus, Markus. Tõmbame otsad kokku ja stardipauk on antud. Nüüd ainult edasi. Teeme nii, aitäh sulle, Rail. Tänud. Tšau.